tere! Hei, hei! Me oleme täna siin koos Sofiga. Sest ma mõtlesin, et oleks õige aeg rääkida natukene sellest, kuidas Sofil on lasteaias läinud. Ta on nüüd peaaegu terve aasta käinud, sõimerühmas ja aasta hakkab lõppema. Nii et nüüd oleks õige aeg vist natukene mõelda, kuidas meil see esimene aasta möödus. On ju? Jah. Kas sulle meeldib lasteaias käia? Jaa! Kui väga sulle meeldib lasteaias käia? Väga! Nii lahe on seda nüüd kuulda. Sofi läks lasteaeda sügisel, kui ta oli 2,5-aastane, läks sõimerühma. Ja suvel enne lasteaia algust tundus, et ta on 100% valmis. Sest me rääkisime sellest terve suve, et ta läheb sinna ja ta hakkab üksi seal käima ja emme-tissit ei tule. Ja ta tundus vähemalt, et ta sai kõigest aru ja rääkis meile kogu aeg, et ta tahab minna ja kõik on korras ja tema läheb üksi ja kõik on hästi. Ja esimesel päeval ta läkski üksi kohe, sest vahetasime riided ära ja ta ütles mulle kohe, et ma ära läheks, et tema tahab sinna üksi jääda. Ja oligi 5 minutit olin lasteaias esimesel päeval ja tulin ära. Ja kui ma talle järgi läksin, oli kõik hästi, õpetaja ütles, et uskumatu, et ta ei ole varem kuskil hoius ega mitte kuskil käinud, et ta käitub nii tublisti. Vahepeal ma teen kellegi haiget ka. Ma just kogemata teed haiget on ju. Jah. Aga mis sa siis teed, kui sa kogemata haiget teed? Et ma palun vabandust. Ükskord ma olin pulkadega hulkile haiget ja kui ma tegin talle palun vabandust. Tubli! Teisel päeval viisin Sofi jälle hommikul lasteaeda, ta läks hea meelega, aga paari tunni pärast tuli õpetajalt kõne ja õpetaja ütles, et Sofi nutab hüsteeriliselt, tal on kindlasti vaja järgi tulla. Ja siis läksingi järgi ja nutiski seal. Põhiprobleem tal oli selles, et ta ütles, et ta ei taha sinna magama jääda, et tema tahab kodus magada. Ja siis läksime koju. Ja siis hakkas peale selline periood, kus Sofi iga päev, iga tund, iga minut küsis mu käest, et kas ma ikka tulen talle järgi, kas ma ei jäta teda lasteaeda. Kuigi me olime sellest terve suve rääkinud kogu aeg, et emme ja issi alati tulevad talle järgi. Aga millegipärast ikkagi ei uskunud seda. Ja siis meil oli paar kuud väga rasket aega, kui ta ei tahtnud. Ta ei tundnud ennast, ta tegelikult tahtis lasteaeda minna iga hommik. Juuks olevat kogu aeg tšats. Aga ta ei tundnud ennast seal tükk aega piisavalt mugavalt, et seal magada. Ja siis ta käiski paar kuud ainult hommikupoole. Ja siis lõpuks jõudsime siis nii kaugele, et ta oli nõus sinna magama ka jääma. Esimene kord ikkagi nutuga, aga juba järgmised korrad olid juba rõõmsad. Ja siis ma ütleks, et umbes veebruarist algas siis selline aeg, kus ta oli täiesti ära harjunud. Ja praegu mul on lihtsalt nii hea meel kuulda, kui ta ütleb, et talle meeldib lasteaias, et ta tahab sinna minna, sest see oli ikka väga raske aeg, eriti minu jaoks. Sofi, ma olin enda peale väga pahane, et ma olin selle otsuse vastu võtnud, et ta läheb lasteaeda, sest tegelikult see ei olnud vajalik. Sest ma olin ju Emiliga ikkagi kodus, aga millegipärast ma olin nii kindel endas, et ta selleks valmis. Ja ma arvasin, et see tuleb talle pigem kasuks kui kahjuks. Ja siis ma olingi enda peale nii pahane, et kuidas ma sain nii vale otsuse teha, et ta ju ei olnud valmis. Aga ma üritan ennast lohutada sellega, et ma mitte kunagi ei tea seda, et kuidas ta reageeriks, kui ta läheks 3,5-aastaselt lasteaeda, et ta võib täpselt sama raske olla alguses ja võib isegi raskem olla. Nagu õpetajad lasteaias räägivad mulle pidevalt, et see ei ole mingi reegel, et kui tood lapse vanema 3 või 4-aastaselt, et siis tal on kohe kergem, et see ei pruugi üldse olla niimoodi ja see võib hoopis vastupidi olla, et nooremad ju tegelikult harjuvad kiiremini. Sofi, mis sa täna lasteaias tegid? Mina ei taha rääkida. Mina räägin? Jah. Okei. Sofil oli täna väga tähtis päev lasteaias, sest ta käis esimest korda
no see ei olnud päris ekskursioon, aga nii-öelda väljasõit, nad käisid lasteaiaga koos matkama ja esimest korda võeti sõimerühm ka kaasa, sest te olete juba nii suured, on ju? Ja mina olen juba nii suur pikk. Oled jah? Ja ma oskan ise trakse kinni panna. Ja Sofi oli väga uhke, et oskas bussis ise endale turvavöö peale panna. Sa oled nii tubli, on ju? Kes on su kõige parem sõbranna? Mart. Marta, jah? Mart on Martli sõber, nad ütlevad, et ta ei ole minu sõber. Ütleb nii või? Joo. Eks ta on kindlasti ikka sinu sõber ka. Järgmine asi, mida ma väga kartsin lasteaia puhul, oli see, et minu lapsega äkki ei mängita. Ma väga-väga kartsin seda. Aga õnneks nüüd viimasel arenguvestlusel õpetaja ütles, et see Sofia puhul pole seda üldsegi vaja karta, et ta on väga tubli ja väga lahke ja kõik tahavad ta alati mängu võtta, mille üle mul on ainult hea meel, sest seda stressi meile küll vaja pole, kui laps tunneb ennast lasteaias üksikuna. Aga räägi mulle, mis sulle lasteaias kõige rohkem meeldib? Mängida! Mängida ja kas seal on hästi palju mänguasju? Mis su lemmikmänguasi seal on? See on mängukassa. Jaa, kas sa mängid poemüüjat? Jah. Sofil on lasteaias 2 korda nädalas muusika ja laulutunnid ka, mis talle väga meeldivad, on ju? Jah. Sofi laulab kogu aeg. No mul on nii hea meel, kui ta saab vahest kodust väljas ka oma laulmist harjutada ja uusi laule õppida. Aga kokkuvõtteks ma tahtsin siis öelda siin seda, et Sofiaga küll oli see lasteaia algus raske. Aga ma olen nüüd aru saanud, et ei tasu süüdistada ennast ega seda, kui noor Sofi oli. Sest see oleneb ikka lapsest nii palju, et ma arvan, et temaga oleks olnud raske ka siis, kui ta oleks 3-aastaselt läinud. Et ta lihtsalt on selline hästi emotsionaalne ja hästi selline, ta peab olema kogu aeg kõik piirid paigas ja ta peab kogu aeg olema piirid paigas. Teada, mis toimub, mida keegi teeb. Piirid paigas. Isegi kui ta on lasteaias, tal on iga päeva teada, mis täna emme teeb, mis täna issi teeb ja mis täna Emili teeb, on ju. Mis Emili? Tal on kogu aeg nagu teada, mida kõik teeb, aga kõik on tema maailmas nii-öelda korras, midagi ei ole sassis ja midagi ei ole kaootilist. Kõik on nii nagu peab ja siis tal on tuju hea. Aga nüüd me oleme nii kaugele jõudnud, et Sofi pigem läheks hommikul lasteaeda, kui jääks koju, sest talle seal väga meeldib. On ju nii? Ja meil on siiralt hea meel, et Sofi leidis endale nii hea lasteaia ja me hea meelega saadame teda sinna ja ei muretse tema pärast enam. Ma tean, et seal on lasteaias on põhimõtted paigas ja sobivad täpselt meie omadega kokku. Ja ma tean, et mu laps on seal hoitud, isegi kui see on riigilasteaed. Ma olen 100% kindel, et ta on seal hoitud ja ma tunnen ennast turvaliselt ja tema tunneb ennast turvaliselt. Nii et riigilasteajad võivad kõik väga toredad olla, mida ma alguses üldse ei suutnud uskuda, aga tõesti on toredad. Sofi, kas sa tahad midagi lõpetuseks öelda ka sinna kaamerasse? Tšau! Tahad tšau öelda? Jah. Olge tublid, tšau!